Tere tulemast siis kõigile seekord siis juba 9. andmetarkuse võrgustiku webinarile. Ja mina olen Märt Ridala, Solita Eesti üksuse juht ja väike tutvustus siis kõigepealt andmetarkuse võrgustikust. Et võrgustiku keskne koht on meie LinkedIn grupp. Ja kui sa veel ei ole sellega liitunud, siis liitu. Siin on kirjas, et seal on 350 liiget, aga ma arvan, et peale tänast webinari saame me juba 400 liiget täis. Ja võrgustiku eesmärk on lihtsalt levitada ja propageerida andmete kasutamist, levitada teadmisi ja olla lihtsalt ka hea infovahetuse koht. Võrgustiku töö juhendub manifestist, mis on ka sellelt LinkedIni leheküljelt leitav ja kirjeldab seda, mis on siis võrgustiku eesmärk ja kui on suurem huvi meie tegevuse vastu, siis soovitan seda lugeda ja ka aktiivselt kaasa lüüa. Ja peamiseks võrgustiku tegevuseks on siis webinarid ja täna ongi meil külas siis Marre Karu Statistikaametist ja annangi kohe sõna temale, et ta räägib siis, kuidas Statistikaametis andmeid kasutatakse. Nii et palun, Marre, sõna on sul. Ja veel tahaksin öelda, et kui teil on küsimusi, siis hea meelega Marre vastab, aga palun siis nüüd kirjutage sinna küsimuste ja vastuste chati, kas ta on teil siis K ja V või Q&A ja siis esitluse lõpus küsiksime need küsimused või küsin need küsimused ja siis proovib vastata. Aga palun. Tere hommikust. Kas minu slaidid on näha nii, nagu võiks näha suurel ekraanil? Jaa, väga hästi. Suurepärane. Tere, mina olen Marre Karu, olen Statistikaameti eksperimentaalstatistika tiimi juht. Alustasin tööd selle aasta alguses, nii et väga suur osa sellest jutust, mida ma räägin, on tegelikult saanud alguse väga pikka aega enne minu liitumist Statistikaametiga. Ja ma alustan praegu sellest, et kui mina Statistikaameti kasutajana olen olnud analüütik oma eelneva elu jooksul, ma ei hoomanud absoluutselt, kui suur on Statistikaamet ja kui palju tegevusi neil on. Et kui vaadata sellist põgusat ülevaadet, kuhu see Statistikaamet oma kombitsaid ajab, siis see puudutab väga paljusid inimesi. Statistikaametil on 136 000 andmeesitajat, veebikülastusi on 2 miljonit, andmebaasi vaatamisi, statistikatöid on 61 ja iga aasta avaldatakse üle 3000 näitaja. Ja kui vaadata ka veel kliendituge, siis ka nemad vastavad tuhandetele kõnedele aastas ja statistikapäringuid, see on see osa, millest mina täna kõige rohkem räägin, on tervelt 3200 aasta jooksul, ehk et tegelikult elatakse väga aktiivset elu nii andmete koondamisel, avaldamisel kui ka suhtlusel väljapoole, ka Facebookist ja Instagramist ma ei hakka pikemalt rääkima, aga Facebooki ma väga soovitan vaadata, meil on väga, ma ütleks, andekad Facebooki sisustajad, nii graafiliselt kui sisu poolest on see väga toredasti statistikat tuuakse inimestele lähemale. Kui nüüd vaadata, mismoodi see lihtsustatult andmete elu Statistikaametis on, siis mina räägin eksperimentaalstatistika tiimi seisukohalt. Ehk et see on selline väike osa sellest, mis majas toimub. Meil on, eks ole, lihtsustatult andmekogud, registrid, uuringud ja siis nendest sünnivad erinevad asjad. Meil on statistikaprogramm, mis on iga aasta kokku lepitud, siis needsamad avaldamiste näitajate avaldamine, on kalender, kõik on selline õlitatud kellavärk, masinavärk töötab, andmed jooksevad, programmid nii edasi. Ja siis nendest sünnivadki erinevad väljundid, mida siis avalikkus saab vaadata.
Aga lisaks sellele on, ja statistikaprogramm on selline riiklik, see on riiklik tellimus, ehk et ma küll sellest osast ei räägi, aga kui me räägime, mismoodi Statistikaamet aitab otsuseid tarku teha, siis kõik need regulaarsed näitajad, mida seal statistikaprogrammis avaldatakse, no ma ei tea, keskmine palk, SKP, igasugune selline info, et see tegelikult on mõeldud selleks, et toetada riigi arengut ja selle nagu jälgimist. Aga teine osa siis tegevusest on nii-öelda programmi välised tellimustööd, et meil on ruumi ka natukene sellest programmist nii-öelda kõrvale minna ja vastata siis nii-öelda ad hoc printsiibil erinevatele teabenõuetele. Et seal, selle väljund saab ka olla kas lihtsalt väike vastus, et kust infot leida, me saame teha tellimustöid. On olemas teadlaste keskkond, kuhu teadlased saavad ligi nagu detailandmetele, teatud tingimustel loomulikult. Andmekaitse on väga oluline meie majas. Ja on ka erinevad juhtimislauad ja rakendused. Ja statistika valdkondi, need katavad ka peaaegu terve maailma. On keskkond, majandus, rahvastik, sotsiaalstatistika, siis veel midagi sellist ebamäärast nagu eri valdkondade statistika ja loendused. Ja need valdkonnad on ka näiteks statistika ja näed, see on see osa, millega siis mina tegelen. See on punane. Nii, see on lihtsalt näitamaks seda, milline rikkus meie andmetes on. Me lisaks siis erinevatele ettevõtete ja isikuuuringutele, mis võib-olla on tuttavamad inimestele, kuna nendega pöördutakse ettevõtete ja isikute poole, tööjõu-uuringud ja mis iganes sotsiaaluuringud. Et lisaks nendele on meil väga hea koostöö ja andmevahetus erinevate riigiasutustega, peamiselt riigiasutustega ja erinevate allasutustega, kes siis oma tegevuse raames jäädvustavad ka väga palju infot. Ja need andmed on väga oluline meie infoallikas samamoodi, et meie majja tulevad töötamise register, surmapõhjuste register, kinnistusraamat, ehitisregister, maksukohuslaste, majandusüksuste ja nii edasi. Ja nendega me saame ka toimetada, et siis statistilist ja analüütilist tööd teha. Ja väljundeid, mis siis on igaühele kättesaadav, on ka üsna mitmekesiseid. Vanasti minu meelest oli peamiseks andmebaas, kus siis on võimalik neid tabeleid ja jooniseid sealt vaadata nende samade teemade kaupa, mida ma enne nimetasin. Aga lisaks on loodud terve rida selliseid interaktiivsemaid ja nagu selgemaid, visuaalsemaid andmeesitusviise. Meil on juhtimislauad, näiteks on ettevõtlussektorite andmeid võimalik vaadata, elektroonikatööstus, infotehnoloogia, kaubandus, et on erinevad juhtimislauad, kus siis saab ise neid näitajaid valida ja vaadata ja ka salvestada omale mingid valikud, et teinekord kui lähete, saate ainult seda näha, mis teile sobib. Ja seal on igasugused majandusnäitajad ja tööjõu näitajad ja nii edasi. Siis väga huvitav ja uuem rakendus on palgarakendus, kus on võimalik vaadata näiteks ametikohtade lõikes, millised on palgad. Te saate vaadata näiteks andmeanalüüsi tippspetsialist, palju seal inimesi on, palju seal on sooline, vanuseline jaotus, millised on palgad. Ka maakondlikult on võimalik vaadata, kuidas need töötajad jagunevad või majandusanalüütikud, et see läheb üsna detailsele tasandile ja see baseerub siis registriandmetel samamoodi. Nii, ja neid rakendusi on teisigi, et saate, siin on lingid juures või need aadressid, et saate vaadata ise ka. Nii. Aga minu peamine fookus täna on eksperimentaalstatistika tiim. See tiim, milles mina siis töötan ja tegutsen, et see on sellest nii-öelda igapäeva statistika tootmisest eraldi seisev väike üksus. Meie eesmärk ja töö sisu on siis otsida nii-öelda uusi võimalusi statistika tegemiseks või vastata uutele seni vastamata küsimustele. Ühiskond areneb, tekivad uued nähtused, e-residendid või siis reageerime mingisugustele ühiskondlikele arengutele. Siin koroona ajal olid tellimustööd ministeeriumitelt ja riigilt spetsiifiliste asjade vaatamiseks ja nii edasi.
Ja siis me teemegi erinevaid tellimusi ja arendustöid nii avalikule kui ka erasektorile, kes iganes soovib mingisugust teemat lähemalt uurida. Ka majasiseselt me arendame andmekogumise viise. Ja milles siis see nii-öelda eksperimentaalsus seisneb, on see, et me lähmegi kaugemale või nendest nii-öelda harjumuspärastest ja juba testitud metoodikatest. Väga sage on see, et meie analüütikud ja andmeteadlased lingivad erinevaid andmeallikaid kokku omavahel, administratiivandmed peamiselt. Kasutatakse ka uusi ja uudsemaid andmeallikaid, näiteks elektritarbimise andmed või mobiilioperaatorite andmed. Ja loomulikult on siin väga palju konfidentsiaalsusküsimusi, et see alati paneb inimesed natuke kulmu kergitama, aga meie töötame täiesti konfidentsiaalselt ja analüütikud ei näe isikustatud andmeid, et kõik andmed on alati pseudonümiseeritud ehk et isegi kui me ühendame andmekogusid, siis need on spetsiifiliselt kodeeritud ja sellele keegi ligi ei pääse, et kes on kes. Kasutatakse ka uuemaid meetodeid, näiteks veebikammimine, masinõpe ja arendame erinevaid ka natuke metoodilisi lähenemisi mingite probleemide lahendamiseks. Ja meie eripära on ka see, et me reageerime üsna kiiresti ja anname nõu lahenduste leidmisel, nii et ei pea olema nagu valmis lahendus tellija poolt esitatud, vaid me saame aidata. Ja meil on siis tööl andmeteadurid, analüütikud. Taustaks on nii sotsiaalteaduse kui majandusteaduse inimesi, IT ja statistika taustaga samuti. Ja kokku on meil 10 inimest. Nüüd ma toon mõned näited konkreetsetest projektidest, mis meil hiljuti olnud on. Palgapeegel on selline teenus, mille tellis MKM, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Sellele pääsevad ligi kõik ettevõtete, asutuste juhatuse liikmed ja juhtivtöötajad ja selle idee see paikneb Tööinspektsiooni lehel ja selle idee on siis aidata ettevõtteid näha oma asutuse sisest töötajate palkade olukorda soolisest perspektiivist, sellepärast et aastast 2027 tekib suurematele ettevõtetele aruandluskohustus, peavadki näitama palgalõhe suurust ja kui see on teatud määrast suurem, siis on lihtsalt tarvis sinna lähemalt sisse vaadata analüütiliselt, et millest see tuleb, et kas on erinevad ametikohad, staažid, ülesanded ja nii edasi. Aga selleks, et seda lihtsamalt teha ja riik soovib nii-öelda panustada ka enda poolt, kuna andmeid kogu aeg kogutakse kõikvõimalike registrite kaudu, et siis ka midagi nendest andmetest nii-öelda kohe väga konkreetselt ja käega katsutavat tagasi anda ettevõtetele, et nad ei pea neid arvutusi ise tegema, vaid nad saavad sealt Tööinspektsiooni lehelt neid vaadata. Ja kui siia lingile hiljem saate slaidid sinna, ma loodan, et te saate slaidid, kui sinna klikkida, siis on võimalik vaadata Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi lehelt, mismoodi see välja näeb, sest kõik töötajad sellele ligi ei pääse, et siis saab nagu aimu, millega on tegu. Aga see oli üks märtsi lõpus nii-öelda töösse saanud rakendus. Siis on meil olemas selline asi nagu sissetulekute andmebaas, kus koondatakse kokku ka väga mitmetest erinevatest registriandmetest sissetuleku infot. See koondab siis kõiki elanikke, kellel on olnud mingit tüüpi sissetulekud. Siin peetakse silmas lisaks siis palgale ja ettevõtlustulule ka igasuguseid hüvitisi, pensionid, omanditulu. Et selle andmebaasi eesmärk on see, üks eesmärkidest, et ei peaks sissetulekutega seotud informatsiooni enam küsima inimeste käest, sest et see on üsna suur ja koormav. Tavaliselt on seda tehtud Eesti sotsiaaluuringu raames, kus siis kõik inimesed peavad andma infot selle kohta, millised sissetulekud neil on olnud. Et osata nagu analüüsida näiteks ebavõrdsust, vaesust, kõiki selliseid teemasid. Ja need andmed on meil aastast 2017 olemas, ligi 200 tunnust erinevaid.
ja seda andmebaasi on siis võimalik kasutada ka tellimustööde jaoks, et kui kellelgi on soovi mõne väiksema, ma ei tea, kohaliku omavalitsuse üksuse kohta teada saada või mingisugused muud sissetulekuga seotud küsimused, et siis selle baasilt me saame neid vastuseid otsida. Nii, ja sellega seotud on selline minu meelest äärmiselt huvitav projekt nagu Euromood, mis on tegelikult Euroopa Komisjoni projekt praegusel hetkel ja see on selline mikrosimulatsiooni mudel ehk et tööriist, millega saab arvutada inimeste leibkondade sissetulekuid ja ka väljaminekuid erinevate maksude ja rahaliste toetuste suuruse korral. Mis see tähendab? Tähendab seda, et sellega saab nii-öelda simuleerida näiteks poliitikaotsuste mõju. Kui me tõstame laste toetust X euro võrra, mis juhtub erinevat tüüpi leibkondadega, erinevate perekondadega, mis juhtub erinevates maakondades, et kellele see kõige rohkem mõju avaldab, kui paljud saavad vaesusest välja ja nii edasi. Või kui muudetakse mingisuguseid muid poliitika reegleid, et see lisaks andmetele sisaldab endas ka oluliste poliitikameetmete reegleid, midega siis saab mängida. Euroopa tasandil kasutatakse selleks EU-SILK ehk Euroopa sotsiaaluuringu andmeid. See sama, mida ma enne ütlesin, et kogutakse kokku küsitlusuuringutest see info, aga Eestis on loodud see andmebaas ka registriandmete abil. Ja siis lisaks nendele sissetulekuandmetele ongi ka inimeste taustainfot seal võimalik vaadata tööhõive ja eluasemega seotud ja leibkonna kohta ka. Ja seda kasutataksegi erinevate ministeeriumite poolt, aga ka teadlaste poolt üsna aktiivselt, et hetkel on ka töös näiteks selle asja arendamine selleks, et oleks võimalik ka automaksu teemat analüüsida selle tööriistaga. Kiirstatistika on samuti eksperimentaalne valdkond, kuna traditsioonilised analüüsimeetodid on sellised, kus on üsna suur või statistika loomise meetodid on sellised, kus on üsna suur ajaline selline lõtk sees, et võtab aega enne, kui andmed kogutakse, töödeldakse, kontrollitakse ja nii edasi. Aga eksperimentaalstatistilises korras niimoodi natukene selliseid tingimusi lõdvendades saab esmaseid hinnanguid ka kiiremini. Ja kui algas Ukraina sõda, telliti Statistikaametilt Ukraina põgenike kohta infot, et kuidas neil läheb tööturul, et kes nad on, kus nad töötavad, mis aladel ja mis haridusega ja nii edasi, et selline rakendus on olemas. Ja samamoodi oli näiteks koroona ajal surmade kiirstatistika, mida meie aitasime, õigemini minu kolleegid aitasid teha. Nii. Palju meil aega on veel? Mul on pikk jutt. Andmemajanduse turuväärtuse projekti ma tõin näiteks selleks või sellest ajendatuna, et ma nägin, et selles samas võrgustikus jagati selle alast infot ja selle uuringu tellis samamoodi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Ellu viisid selle Tartu Ülikool ja STAK. Selle eesmärgiks oli koostada metoodika Eesti andmemajanduse mahu ja turuväärtuse hindamiseks. See on metoodiliselt üsna suur ja keerukas töö. Seal on palju eelduseid ja rahvusvahelist kirjandust oli vaja läbi töötada, aga selle töö üheks osaks oli ka loomulikult andmed. Ja need andmed aitas ette valmistada just nimelt meie tiimi inimene. Analüütikud, teadlased andsid ette meile, mis tähendab andmemajandus, ehk et andmetega töötavad töötajad, oli välja valitud teatud hulk ISO-koode, ja meie inimesed siis otsisid registritest välja need inimesed, kes töötavad nendel ametikohtadel, mis siis nagu eeldatavasti töötavad andmetega. Vaadati välja, kui palju nad on, millises sektoris nad töötavad, millised on tööjõukulud ja siis need andmed edastati koondkujul teadlastele ja siis nemad said siis edasi arvutada, mismoodi oma metoodikas seda kasutada. Ja see koostöö meil peaks veel ka tõenäoliselt edaspidi jätkuma, nii et see on väga, see on hea näide sellest, kuidas uuritakse uusi teemasid ka.
ehk et andmemajandus on ilmselgelt midagi, mida varem ei ole analüüsitud, kuna see ei ole nii suur teema olnud. Siin on lihtsalt väike nimekiri veel projekte, mis meil veel on olnud. Kaupade klassifitseerimine kaubakirjelduste alusel, see on üks väga huvitav projekt, sellest on ka meil üks päris hea ülevaade meie enda kodulehel, summeeriv. Aga selle ideestik on selline, et kui toimub kaupade eksport, siis eksportijad peavad seda dokumenteerima ja valima välja umbes 9000 kaubakoodist ja selle õige koodi, mis kirjeldab tema kaupa. 9000. See on üsna pikk nimekiri ja ei ole just eriti mugav seda seal teha ja vigu võib juhtuda, kuna kas on mugavus või ei leia õiget. Ja siis meie andmeteadlased katsetasid, kas on võimalik seda automatiseerida masinõppe abil, teksti klassifitseerimisega, ehk et võetakse kaubakirjeldus ja vaadatakse, kuidas siis sinna nende kaupade juurde siduda. Üks ühele seda automatiseerida ei õnnestu, kuna on väga palju, kaubakirjeldused on üsna siuksed mitmekesised ja sellel ei ole nii häid mustreid alati näha ja samamoodi on nii-öelda haruldased kategooriad, mida on liialt vähe, et seda osad, et nii-öelda masin suudab seda selgeks õppida. Küll aga ma loodan, et läheb peagi töösse selline tööriist, mis aitab ikkagi piiril neid ettevõtjaid seda pikka nimekirja lühendada. Ehk et neile pakutakse mitte 9000 loetelust, vaid selle masinõppemudeli põhjal lühendatakse nimekiri kuskil 8-9 peale, mis on kõige tõenäolisemad, et kirjeldavad tema kaupa ja siis ta saab sealt valida õige. Ja nii, kell on 52. Jätan need vahele, siin on ka need kõik, mis ma rääkisin, on sellised pikemad ja suuremad tellimustööd, aga tegelikult võib küsida ka lihtsalt ühte numbrit või mõnda väikest tabelit meie töötajate käest. Siin on nimekiri erinevatest hiljuti olnud päringutest. Muu emakeelega elaniku osakaal avalikus sektoris näiteks on oluliselt väiksem töö. Ja mida siis teha, kui te soovite infot, uuringut, statistikat? Selleks tuleb lihtsalt pöörduda Statistikaametisse teabenõudega. Selleks on erinevad viisid, kas telefon, email, on ka veebivorm ja te ise ei pea teadma, missugust tööd see nõuab. Võib-olla on hoopis andmed kuskil andmebaasis olemas. Tuleb lihtsalt küsida, siis meie inimesed oskavad edasi suunata õigesse kohta, sest tellimustöid ei tee mitte ainult eksperimentaalstatistika tiim, vaid terve maja, kui on kellegi valdkonna kohta lihtsalt detailsemat infot tarvis. See kõik toimub küll hinnakirja alusel, tunni tasuna ja ei maksa ka karta, et kui te küsite küsimused, siis kohe otsatab arve postkasti. Tegelikult on ikkagi kõigepealt vaja täpsustada, mis soovid on, mis võimalused on, siis tehakse hinnapakkumine ja alles siis läheb asjaks. Ehk et küsida võib kõike, ütleks ma selle peale. Ja meil on ka teadlaste keskkond, mis siis on konfidentsiaalsete andmete kasutamine teaduslikul eesmärgil ja see on sellises turvalises teadlaste keskkonnas, et see protsess on ka eraldiseisev, on võimalik nii-öelda siis mikroandmeid või ise analüüsida ja selleks on ka oma protseduurika ja seal võib olla, kui on ka eriliigilisi või isikuandmeid, on vaja ka võib-olla AKI või eetikakomitee luba, aga kogu see info on seal sama veebilehel olemas. Vot. Ja sellega ma ütleks, et on minu poolt praeguseks kõik. Et kas on kellelgi küsimusi? Jah, aitäh, Marre, et ma täpsustaks igaks juhuks üle, et tellida neid töid võivad kõik, et ei pea olema riigiasutus, vaid võivad eraettevõtted. Ja töid tellida võib ükskõik kes, et meil ongi ajakirjandust, eraettevõtlust, tudengid, kes iganes, see lihtsalt maksab mõnevõrra, eks ole, aga seal piiranguid ei ole. Seda teadlaste keskkonda, seal peab olema küll juriidiline isik ja eesmärk peab olema teaduslik. Ehk et ajakirjanik ei saa ligi, et tudengid saavad, kui neil on oma lõputöö jaoks tarvis näiteks. Aga jah, infopäringuid võivad teha kõik. Siis meil on küsimus Kalle Kuusikult ja kui kellelgi on veel küsimus, siis palun
küsige neid selles küsimuste ja vastuste chatis. Ja küsimus on, et mis rakendust te kasutate andmete pseudonümiseerimiseks? Nii spetsiifiline küsimus. See kahjuks on minu pädevusvaldkonnast väljas ja ma ei oska vastata. Meil on tõesti ligi 200 inimest majas ja töö on hästi selline, see tootmisliin ja kõik need on väga spetsialiseerunud, et ma tõesti ei oska vastata. Seda, kui on huvi, ma võin välja uurida ja vastata teile hiljem. Mul oleks ka nagu sarnaselt alalt küsimus, et sa mainisid, et veebi, mis on siis skreipimine või on ka üks andmeallikas. Et kuidas te hindate, et kui hea kvaliteediga need andmed on, mis eri allikatest te saate, et see veebi skreipimine võib olla ebatäpne, ütleme nii, või et kui sinna ikkagi väga palju mingit suvalisi veebisaite sisse satub? Ja, eks see ongi väga keeruline ja arenev valdkond alles, et seal ongi väga vähesed statistikaametid on tegelikult pannud seda allikat omale nii-öelda liinile ja põhistatistika tootmiseks kasutanud, aga näiteks meil ka tarbijahinnaindeksi raames siiski mingisugused väiksemad kraapimised toimuvad ja minu arusaamist pidi need peaksid töötama. No ma ei tea, mingisugused laevapiletite hinnad näiteks ja seda laadi asjad, et sul ongi neid kraabitavaid lehti ja asutusi või on vähe. Aga suurem projekt, mida meil praegu katsetatakse, on vabade ametikohtade info kogumine. Seda tehakse ka Euroopa Liidu teistes statistikaametites, aga et see on niisugune suurem väljakutse, sest et mida siis tehakse, on erinevad keskkonnad, kus on töökuulutused ja siis seda infot töödeldakse ja kogutakse, et kõige paremad andmed tulevad küll Töötukassalt, kellel on korralikud abilahendused ja see on ikkagi struktureeritud ja nii edasi, aga väljakutseid on palju, sest et kui mina tööle kandideerisin, siis minu ametinimetus oli näiteks innovatsioonivedur. Nii et palju õnne kõigile, kes soovivad kategoriseerida seda infot sealt. Aga jah, et sellega tegeletakse ja seal ikkagi on tulemusi ka näha. Aga jah. Siis on meil küsimus Sille Sepalt, et te ilmselt teete koostööd ka teiste riikide statistikaametitega, et kas eksperimentaalstatistika tiimi käest saab tellida ka rahvusvahelisi uuringuid ja analüüse? No see sõltub nüüd küll uuringust ja analüüsist, ma arvan, et jah, peab täpsemalt otsa vaatama. Põhimõtteliselt ilmselt on võimalik ka saada, et ma ise kuskile rahvusvahelised andmeid koguma ei lähe, aga kas ja mis tingimustel saab välismaiseid andmeid, et seda siis peab täpsemalt uurima. Et praegu hetkel ei ole laual midagi sellist. Okei. Ja siis on küsimus Avelin Sulelt, et kas nõustate ka selles osas, kust andmeid üldse otsima hakata, kui tahaks näiteks mingi valdkonna kohta andmeid, kuid ei tea, kust neid leida? Ja, seda võib ka küsida täiesti, sest et ma just hiljuti ka vastasin, mis see oligi, mingisugune ettevõtete maine kohta keegi küsis, et kas on kuskilt andmeid olemas. Meie asutuses ei ole, aga siis jah. Kui me teame, me saame edasi suunata, aga võib olla ka meie asutuses endas sees, et meil on tõesti neid andmeid palju, nii et võib küsida küll. Väga hea ja siis me hakkamegi siin lõppu jõudma. Ma tahtsin lihtsalt lõpuks ka mainida seda, et registreeruge ka meie järgmisele webinarile. See toimub siis 5. detsembril samal ajal 9:30 kuni 10:00. Ja täpsem info siis on samamoodi meie LinkedIni lehel tulemas. Ja siis võtke kähku telefonid, tehke sellest QR-koodist pilt ja me hea meelega ootame tagasisidet nii webinaridele kui ka siis teemadele, mis huvitaks rohkem ja mis vähem. Ja siis sellega täna lõpetaksime, et suured tänud kõikidele, kes kuulasid ja suur tänu Marrele väga huvitava presentatsiooni eest. Ja kohtumiseni siis 2 nädala pärast. Aitäh kutsumast ja aitäh kuulamast. Nägemist. Head aega.